päev ja täna on põhipäev. Ja me hakkame soojenduseks, me teeme üsna põhjaliku harjutuse. Me hakkame joonistama genogrammi, täna me läheme siis oma juurte juurde ja otsime sealt juurtest oma ressurssi ehk siis oma tugevust, oma väge. Aga ikkagi aktsepteerides, et seal juurtes on kõike. Ja hakkame siis joonistama nii, et siia kõige alla joonistad enda, et oma õed ja vennad jätame täna mängust välja. Ja kuna me oleme naisterahvad, siis me teeme ringi. See on genogramm, ma olen pereteraapiasse kohtunud. See oled sina. Ja ma tulen siis häirima siia. Et sa ei saa enam laiutada. Ja kirjuta siia ringi sisse enda vanus. Ja ringi kõrval enda nimi. Ja me teeme 3 kuni 4 põlvkonda. 3 on nagu 3 teeme kindlalt, aga ma täna öösel mõtlesin, et ma teen 4. ka, sest mul on seal ressurssi nagu. Nüüd läheme siia üles nagu laiali, et siia tulevad su ema, isa ja siis tulevad ema, isa vanemad. Ja siis siia tulevad, kui sa nüüd otsustad 4 teha, aga tegelikult piisab ka 3, aga ma tahtsin 4 teha. Et siis kuidagi jaota nii, et kõigil on ruumi. Ma teen ära. See on minu isa. Pärast ma täidan. See on minu ema. Ja nende ühenduses sündisin mina. Nüüd siin on minu isa, ehk minu vanaisa. Ja siin on minu isa, ema. Naised on siis ring, mehed on ruut. Ja nende ühendusest sündis mu isa, aga ma ei tee siia nagu isa vendasid ja isa õdesid. Et vaatame ainult juuri. Ja jällegi nagu vanused ja nimed sisse. Või tähendab nimed kõrvale. Mis see tähendab vanus, millal lahkus või? Ja, aga kui ta nüüd on surnud, et siis tee sellised märgid. Ja kui sa päris täpselt, et siis on nagu siit ilmast lahkunud. Või füüsilisest kehast lahkunud. Kui sa päris täpselt ei tea vanust, siis pane umbes. Ja kui üldse ei tea, siis võid jätta küsimärgi. Ja mis ta praegu oleks siis või? Ei, kui vanalt ta suri. Okei. Ma kirjutan siia igaks üks sellega, et siis sa tead. Kes see ema on elus, siis kui vana ta praegu on? Ja. Issand, ma ei tea, millal mul vanaisa on suri. Äkki kui on umbes, siis võiks sellise märgi panna. Jah, et mingi märgi. Mul on märkmepaberid, kes tahab arvutada kirjalikult siin. Kas sa neid siit edasi pakanud? Vanaema poolt, naise poolt. Kumb sa küsid?
teistpidi oleks pidanud paberit. oleks pidanud lihtsalt suuremalt tegema, tegin nii väikse. aga see praegu pole või tahad teha suuremalt või? ei ole vaja. Ja tegelikult nii nagu piisab, et 3 põlvkonda, sina, sinu ema, isa ja siis vanemad, vanaisad. aga mina teen sellepärast 4., et minu need esiemad on nii varakult surnud. ehk siis umbes selles eas nagu mina olen. aga vanavanaema elas kauem ja siis ma nüüd tahan ka kauem elada, siis ma ikkagi panen sellega siia pilti, et mul oleks silme. kas ma võin spikerdada ja vaadata? Absoluutselt. Mul tuli ka siis 4 ära. sul tuligi? mis sul viga on? no aga mul on ainult pool, nii et. aga kui sa tahad, siis sa võid teritada ka, vaata teritada on nagu. mõtlen nüüd järgmisele. kas on okei? okei, oota natuke.
kaugele või? ei, mul on 3. nimi, siis ma ei mäleta üldse nimesid. aga see, vaata, mul 4. ka ei ole nagu praegu. et Mhm. ma panin 4. sellepärast, et ma tahan siit nagu eluiga juurde saada, et ma tahan, et ma näen, et keegi esiemadest on ikkagi pikalt ka elanud. ja sellepärast ma selle liini panin. et nagu siia, et me läheme nagu sügavamale, et me ei lähe nagu nii laiali. et praegu, et pigem nagu nii. aga noh, et 3 põlve peaks olema. aga nüüd järgmine ülesanne on, et kirjuta iga esivanema, aga ka enda juurde 2-3, aga võid ka rohkem panna omadust, aga sa võid panna ka nagu, et kas omadussõnana näiteks rõõmsameelne või siis võid ka panna nagu nimisõnana näiteks õpetaja. noh, et siit järeldub, et ta oskab lastega hästi nagu ümber käia ja nii edasi. aga kuna me otsime ressurssi ehk siis oma tugevust, siis näiteks ja vaatad seda nagu positiivsemat poolt katsu panna, et kui ma tean, et minu vanaisa näiteks armastas pidutseda ja armastas näitlejatega pidutseda, siis ja mängis ka pilli ja sinna käis ka tegelikult viin juurde. aga siit ma võin, kui ma nüüd seda positiivsemat poolt vaatan, siis tegelikult ju oli seltskondlik ja nagu hea suhtleja ja tegelikult ka intelligentne, sest et ikkagi kunstiinimestega siin pidutses. et ma ei vaata nagu mööda sellest nagu sellest alkoholist, aga ma nopin siit selle nagu parema. teades, et siin käis ka nagu see nagu alkohol nagu kõrval. ehk siis ma ei mõista seda hukka, ma ei anna hinnangut, aga nopin sealt, et mis on selle asja positiivne külg. siis kui see rida näiteks olid õpetajad, et siis ma kirjutangi siia lihtsalt nagu õpetaja, 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 et nagu panen nimisõnana, aga siit ma järeldan, et on oskus nagu töötada siis lastega. et jah, et ma arvan, et siia 4., et siis me jäämegi tegema selle soojendusharjutus tegelikult alles, et siia ära nagu kõik nagu 4., kui sa tegid Olga nagu 4, et nopisid nagu kedagi, kes sind kõnetavad siit nagu ülevalt, aga siia nagu see 3 põlvkonda pane küll kõik kõigile. 2-3 omadust, kui tuleb rohkem, võib ka rohkem olla. selle harjutuse mõte on see, et sa hakkad ennast nagu rohkem tundma, et need omadused, mis on su esivanematel, need on sinus ka. mõnda asja tilk rohkem, mõnda asja tilk vähem, aga need on olemas. ja sealt võib-olla nagu siis miks ma näiteks tunnen ka nagu, et ma olen sõiduvees, kui ma saan pidutseda, et noh, juba minu vanaisa armastas pidutseda ja nii edasi. aga näiteks pärimuse järgi, et kuna minul olid väga eakad vanemad ja minu ema oleks sellel aastal saanud 100 ja isa juba 110. Nii, siis mina tean ju oma vanavanemaid ainult juttude järgi, et ainult seda ma ei ole neid kunagi kohanud, kumbagi vanaisa. aga juttude järgi siis paned, sest mina ei ole seda vanaema kogenud, aga ma tean, et oli õpetaja. tuleb kirja. ja kui mõnest tuleb ainult üks või sa ei tea, siis võid ka panna nagu tunde järgi lõppude. kas võib mitu ka panna või ainult ühe? võib ikka mitu panna ja, et võid kohe nagu valla lasta oma käel. ja enda kohta ka või enda kohta ei pane? Enda kohta ka. issand.
edasi. järgmine ülesanne on vaata seda genogrammi, oma juuri, oma sugupuud ja vaata, kes sulle sealt kõige enam täna silma hakkab, kellest sa tahaksid rohkem teada saada. keegi peaks hakkama sinuga sealt rääkima. ehk siis vaata, kes sind sealt kõige rohkem huvitab ja võta temaga ise ühendust. tere, räägi natuke endast, kuni tekib dialoog ja ta hakkab sinuga rääkima. kirjutan üles selle. ja kirjutad üles, lased lihtsalt oma käel käia nagu alguses mõtled, aga siis lased nagu selle voo liikuma. keda ma ei tunne nagu kõige rohkem. ei, täitsa lihtsalt vaata, kes, mida su mõte sealt haarab või keda tähendab õige. ja võid ka mitmega, kui ühega jääb soiku, siis kes sind täna sellest seltskonnast kõige enam kõnetab?
tuli jahedus. Heiki läks ei, mul siin see jakk oli, kuskil tuli jahedus.
kui on tehtud, siis kindlasti öelge aitäh ja saatke ära tagasi oma esivanem. ja nüüd tegelikult kuna ikkagi suhtlemine on ka väga oluline, see, et sa seda nagu verbaalselt ka jagaksid, siis kas me teeme paaridena või teeme väikese grupina. nii et kõik, sa ei pea nagu jagad täpselt nii palju, kui tahad, aga natuke peaks nagu laskma liikvele sellega. kes üldse ei taha, siis see on okei, aga siiski. aga teeme äkki täna väikse grupina. sest see hästi palju andis nagu teiste kuulamine. videost kinni panema jagamise jaoks. võib-olla tõesti jah, ma isegi ei mõelnud selle, unustasin ära, et sa käid